käib. Ühesõnaga, siin on küsitud mitmeid kordi, millist sõlme fluorkarboni ja nööri ühendamiseks mina kasutan. Kasutan küll koha püüdes, siis ahvena püüdes ja minu sõlm ei ole üldse keeruline. Võin isegi nimetada ta 1 minuti sõlmeks. Sõlm õpetas mulle hea emusõber Marko. Siin sai kunagi aastaid tagasi palju käidud jõeforelli püüdmas ja tahes-tahtmata oli mul võimalus oskuslikult oma lanti visata puuoksa külge. Ja siis, kui ma ta jälle kätte sain, siis oli vaja jälle see fluoro sõlm sinna vahele teha. Ja siis seal mingid jaksidega mängimine, sulata sealt see ots kinni või tee 8 põimikut ühele poole, 8 põimikut teisele poole, siis tatt vahele, tõmba omale vaja kokku. Mul on palju lihtsam. Minu sõlmed on vastu pidanud kõik minu need 8, 7, mammutad, värgid, ükski ahven pole selle vast ära läinud, et sõlm on lahti läinud. Ja kohe ma näitan, milline ta on. Tuleb siis, ma ei tea, ma nimetan vist selle sõlme nimega ära, inglise keele mingi nimetus on tal mingi söödsen. See on mingi kirurgiline sõlm ühesõnaga. Ehk siis näitan, kuidas see on. Tuleb võtta siis üks jupp fluorkarbonit või liidest, mis sa tahad sinna panna nöörile. Sükene pluss miinus 50-60 sentimeetrit, nii. Siis nöör. Ma võtsin sükse rohelise, vähe tummisema, et näha võib-olla paremini siin selle video peal oleks. Nii. Nüüd siis nii. Nüüd me laseme siis nööri ja fluorkarbon. Ma olen juba ühele poole juba lõksu ette ära juba sidunud, et siia hakkan siis peibutisi ühesõnaga panema, et siis näha, et üks on see ots. Et lasen nüüd siis 15, 20, 25 sentimeetrit nad kohakuti enda juures siit läbi, mis tähendab paralleelselt siis, jah. Nii, võib-olla venitan veel, nii, lasen läbi, nii, ots on siis teine siin, fluorkarboni, millel on siis lõks küljes. Ja nüüd tekitan sellise rõnga, nii, tekitan rõnga ja nüüd siis punun 5 korda selle otsa, millel on siis fluorkarboni ots, kus mul on juba lõks küljes, koos selle nööri jupiga siit läbi. 1, vahepeal kohandan, et ta siit mult lahti tule. 1, nii, 2, nii, 3, nii, ega mul see silma näha, siin on 3, nii, 4 ja 5. Nüüd on see moment, ma natukene pingutan ta kokku, nii, see ots ja see ots. Et ma hakkan nüüd tõmbama. Tõmban vähe ja enne kui päris kokku jookseb, või on ühte teist vähe, nii, teeme ta märjaks ka, nii. Mina tatti ei kasuta, tähendab, kui ma olen seal vees, kus ma seda sõlme teen tavaliselt, kus mul vaja kiiresti, siis ma lihtsalt kastan korraks vette. Aga võib ka tatiga, kuidas keegi tahab. Nüüd ma tõmban ta kokku. Nii. Ja siit poolt kokku ja siit poolt kokku. Nii. Nüüd üleliigsed vuntsid tuleb ära lõigata. Nii, ja nüüd see üleliigne nöör, mis siit sidumisest järgi jäi. Ja see ka ära. Vaata, kui head käärid, Vestini omad lõikavad nööri nii, et pole vaja painutada. Ja see sõlm ei lähe sul, elu sees ei lähe sul lahti. Elu sees ei lähe. No, võib-olla läks rohkem, aga jah, et ma siin tegin kiiruga sinna, et kuskil 1 minut läheb sul selle sõlme tegemiseks, mis ei lähe iial sul katki ega lahti. Ja kõik kalad, mis sul otsa tulevad, jäävad ka otsa, ei põgene selle vast ära, et siit sõlm. Ja vaata, kui kiiresti ei mingisugust välgumihlit, ei mingisugust 8 sõlme ühele poole, 8 sõlme teisele poole, siis jooksevad omavahel kokku, siis paned tatti ja edasi. Ei ole vaja. Lihtne sõlm. Teine asi veel. Küsitakse, aga milleks üldse seda vaja on? Ütlen ära. Esimene asi, milleks ma seda üldse liides kasutan, on augihammaste vastu. Lähed küll seal koha püüdma või siis peenema rakendusega, kus on ka peene fluorkarbon, mulle näiteks on koha oma 0,45.
siis aug armastab seal kah ikka majustada sinu lantidega ja ta võtab lihtsalt nööri küljest ära, et sellepärast. Teiseks, kulumise eest. Põhjas on meil ju igasugused rondid, takistused, kivid ja lihtsalt tavaline nöör kulub seal kiiremini ära, aga fluorkarbon on see teatud hea materjal, mis tarub kulumist ja nii edasi. Siis olen aru saanud, ta leevendab ka landil mängu, et ei ole nagu pomm, ei kuku nii kiiresti veekihist läbi, et nagu teeb selle landil mängu nagu elastsemaks ja paremaks. Ja miks ma veel teda kasutama hakkasin, nagu ma ütlesin, et käisin jõeforelli püüdmas ja püüdsin ainult nööriga, vahel mingit ei kasutanud liidest, tahtis siin teatud visete ajal kogu aeg see woobler ja pööre mul kolmik nööri kiudu kinni jääda. Ja nagu ma hakkasin seda liidest kasutama, enam mul kinni jäänud, sest ta on libe ja siia konks lihtsalt ei takerdu kinni. Ja ega lühidalt see ongi. Sellist sõlme mina iksa kasutangi enda püügil. Ja nii ongi, tänud tähelepanu eest.